Ja aitäh tutvustamast ja aitäh kutsumast. Et see ime, miks ma siin olen, on see, et ma olen praegu Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor. Ma ei ole väliseestlane. Ma arvan, et väliseestlasi tegelikult ei ole olemas. Et väliseestlased on selline vana nõukaaegne mõiste, et praegu kõik eestlased, kes kuskil maailmas elavad, nagu mina põhikohaga olen Cambridge'i ülikoolis, on tegelikult eestlased. Aga miks ta väliseesti külalisprofessor on sellepärast, et väliseestlased rahastavad seda kohta. Et annavad mulle võimaluse käia siit oma ülikoolis, tutvuda inimestega, õpetada ja luua suhted, et me saaks edasi koostööd teha. Nii et aitäh kõigile Kanada ja Ameerika Ühendriigi väliseestlastele. Imelikul kombel paluti mul mitte oma tööst rääkida. Et räägi iseendast. Teadlase puhul on see väga keeruline rääkida iseendast. Sellepärast, et kui teadust teha, siis see iseenda või ise peaks jääma sinna kuhugi kaugemasse nurka ja ta ei ole oluline, sest hakkab segama objektiivset reaalsust. Kui oma vaated hakkavad töö tulemustega segama, siis ta enam ei ole ju teadus tegelikult, siis on see arvamus. Aga no eks ma püüan rääkida, kuidas ühest Saaremaa Kesk-Saaremaad sündinud, väikeses külas sündinud tüdrukust siis sai üliõpilane, kuidas teevis Inglismaale 9 kuuks, milleks on saanud 20 aastat. Et need on väga pikk 9 kuud seal olnud. Aga kuidas sinna läks, et vahepeal jäi veel Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Et minu ema Raudo Ingele oli loomaarst ja isa mehaanik ja kasvasin siis kolhoosis koos loomade ja põllumajanduse ja kõige muuga. Ema tööd ma imetlesin, sest mina ei saanud aru, kuidas saab kedagi ravida, kellega rääkida ei saa. Aga sealt tekkis selline idee, et läheks siis õppima, aga ainuke ülikool tollel ajal oli Tartu Ülikool, teisi ülikooli tollel ajal ei olnud ju tegelikult. Teistel olid teistsugused nimid, olid instituudid ja siis ta mu tee Tartu Ülikooli tõi, et õppisin siis keskkooli ajal veel medõeks ja et hakkan inimesi arstima, et nendega saab vähemalt rääkida. Jah, aga väga kiiresti sai selle õppimise ajal selgeks, et minul mingeid probleeme ei olnud, kui ma lahkamisel olin, aga seinad hakkasid liikuma, seintel tekkis mingi probleem, et minust arsti ei saa. Kodus öelda ei julgenud, viisin paberid sisse siis bioloogiasse, mis oli ka siis tohutult huvitav minu jaoks, natukene sarnane ja varjasin seda nii kaua, kui esimese kursuse keskeni ema eest. Sest kõik tahtsid, et must saaks arst, päris arst. Ja minul ei läinud kunagi peale meelest surnukuris oleva inimese krõnksusvarbad. Et lõpuks tuli see välja, aga ema tegelikult nii vihane ei olnudki, ütles, aga mis sa sellega nüüd tegema hakkad, et sul ei ole midagi selle asjaga teha, mida sa õpid. Ja nii mu ülikoolitee siis Tartus algas ja sain ka sisse, tookord oli väga raske sisse saada. Sain ka mingi mütsi, ma ei tea, mis see mütsiga juhtunud on, nagu väikseks jäänud või pea suuremaks läinud, aga teda ma hoian ikka alles, ta on nii mõnegi madratsi all olnud. Ja hakkas see elu siin pihtas, Saaremaa väikse tüdruku jaoks Tartus, kus kõik oli võõras, kauge, hirmutav. Aga tasapisi harjusin ja elasin ma siin samas taga Narva maantee 7 ühikas, 7. korrusel toas, mille nimi oli Koobas. Koopa seinad olid värvitud niimoodi nagu ürgaegne koobas. Ja meid elas seal 4 tüdrukut ja me magasime madratsitel. Hea algus. Ja nii ta algas ja meil olid hästi pikad päevad tookord. Oma bioloogia õpingute eest ma sain ka magistrikraadi siis, et me õppisime 8-8 peaaegu. Ja mul on siiamaani suur austustunne nende õppejõudude vastu, kellest palju see enam ei ole meiega. No nimetagem Viktor Masingut, Erast Parmastot, oma eriala suurkujud. Ja osad on veel meie seas, nagu Andres Metspalu, kus tegetas huvi mul geeniteaduse vastu.
ja elu oli siin tegelikult suht huvitav, sest mingi aeg oli meil see aeg, kus meil ei olnud eriti süüa, kus raha muutus, kus siis kupongide eest süüa, üritasime kõik kuidagi tööd teha, siis ei saanud seda raha kätte, mis mälestusi veel, üks asi, mida ma võib-olla ei tohiks jagada, mis vist enam ka eriti lubatud ei ole või mis ega ta siis ka lubatud ei olnud. Ja mida ma siiamaani, kui ma tulen siia Tartusse Delta Majja oma kabinetti, millele ma mõtlen, et issand, miks ma seda tegin, et miks seda vaja oli, see on seesama kaarsild seal ja sellest ülekäimine. Et ega see õige tudeng ikkagi ei olnud, kui sa kaarsillast üle ei käinud. Ja ma nüüd ei tohi seda ka öelda, eks ole, et tegelikult see ei olnud nii hirmus. Ma kartsin seda palju rohkem, kui ta tegelikult oli. Et see on nii kitsas seal ülal ei ole, aga ma ei soovita minna, ei anna selliseid soovitusi, mis keelatud on. Aga see on üks asi, mis mitte kunagi meelest ära ei lähe. Sest sealt alla tulles oli selline uhkus hinges, et nüüd ma olen päris tudeng. Ja see on siiamaani jäänud, see uhkus, et mina olen Tartu Ülikoolis õppinud. Ja need pikad päevad, mis on kaasa andnud mulle, on see, et on ikkagi siiamaani need päevad pikad. Selline töötahe, tahtmine püüelda millegi poole, olla pigem, nagu inglased ütlevad, micro-ambitious, see tähendab seda, et teha väikseid asju, teha hästi. Ja need ka siis viivad suuremate asjadeni. Aga see sama asi on jäänud, et ükskõik mida ma teen, ma tahan teha seda hästi. Ja see on just nimelt siit Tartust kaasa tulnud. Mis siis pärast Tartut sai, siis kui Eesti oli sellised huvitavad ajad 90-ndatel, siis oskagi eriti kirjeldada, mis see majanduskord siin oli. See oli lihtsalt suur segadus. Ja siis tekkis huvi ka majandusteaduse vastu. Ja siis oli siin Tartus selline ärikool, nagu Primex Mentori ärikool, mille ma lõpetasin siis täpselt samal päeval kui Tartu Ülikooli, nii et hommikul oli üks lõpetamine, õhtupoole oli teine lõpetamine. Ja sealt ma sain siis oma ärihariduse ja sealt tekkis mul huvi majanduse vastu. Ja ega mõned aastad läksid ja siis ma leidsingi ennast Tallinna Tehnikaülikoolist või tookord siis TIP-ist majandust õppimas ja mind huvitas väga riigimajandus ja huvitas see, mis oli nagu majanduse ja keskkonna vaheline ala, nagu kus need kokku panna. Ja huvitasid väga ka tookord kliimamuutused, ja siis mulle öeldi, et kuule, et Eestis keegi sellise asjagi tegele on, et isegi keegi ei tea, kas need päris on. Et miks sina tahad seda teha, miks sina tahad vaadata, kuidas ettevõtted saaksid oma kasvuhoonegaaside emissioone vähendada, et mis sul viga on, et meil on muid asju ka, mida sa õppida saad, aga ikkagi selline keskkond, selline väga hea bioloogia, ökoloogia haridus ja majandus teiselt poolt, mis meid väga huvitas, jäi ikkagi klipeldama. Ja siis ütleb minu tookordne juhendaja TIP-is, et kuule, et mine siis ära välismaale. Ütlesin, mida? No okei, ja kui sa taha välismaale minna, siis otsi omale juhendaja välismaalt. Ütlesin, aga okei, et aga kui ma juhenda juba välismaale, et miks ma siis ise ei lähe? Ja tegin avalduse Cambridge'i ülikooli ja ka Yorki ülikooli, mõlemast võeti mind vastu. Ja edevus võitis, nii et läksin Cambridge'i keskkonnapoliitikat õppima, mis on siis pool õigus, pool keskkonnamajandus. Ja sinna ma jäingi. Aga ma arvan, et Tartu Ülikoolil on suur osa sellest, et ma sinna läksin. Just nimelt selle püüdluse uudisimu, alati edasi otsida, alati fakte otsida, et selle ma sain kaasa, et see on minuga jäänud ja töökus, nagu ma juba enne ütlesin, pikalt. Ja siis mingi hetk tuli siis see aeg, kui ma hakkasin ise õpetama,
projekte tegema Cambridge'is ja kuidagi see Eesti hakkas kaugenema, mitte ununema, aga kaugenema. Ja siis ma Eestis ei käinud. Aga meil Cambridge'is on suurepärane eestlaste kogukond, kes nüüd küll kohtub vähem koroona ajal. Alati on kuskil 20-30 eestlast ja siin on mõnigi, siin on Krista, ma näen, kellega koos me oleme Cambridge'is olnud. Ja see kogukond on täitsa olemas ja Eesti peaks uhke olema, Tartu Ülikool peaks uhke olema, sest enamik nendest, kes seal õpivad, on Tartu Ülikoolist. Nii väikse riigi kohta, nii palju üliõpilasi Cambridge'is, millegi üle, mille ülikool peaks uhke olema. Ja meil on see rahvas kogu aeg vahetab loomulikult, just lõpetatakse, minnakse ära, minnakse muid asju tegema. Et see on nagu loomulik protsess ja siis tasapisi hakkas see Eestiga see connection hakkas side uuesti tekkima ja siis hakkasin ma Eestit aitama kliimaläbirääkimistes. Kuna see oli siis minu eriala, ka minu doktoritöö eriala, sellest magistrist 9.6 sai doktorikraad ka veel lisaks kõigele muule, mis seal Cambridge'is tehtud sai. Muide, seal on väga tihe seltsielu tudengitel. Ma ei tea, kuidas ta praegu on, aga minu ajal Tartus ta nii tihe ei olnud see seltsielu, et kõik ootavad, et sa õpid hästi palju ja samal ajal ka siis work hard, play hard. Tehakse sport, on väitlusklubid, on kõik, mida sa oskad unistada, on sul tegelikult olemas, aga samas tahetakse, et sa väga hästi õpiks. Ja seal oli ka siis tunne, mida ma esimest korda tundsin. Tartu Ülikoolis ma tundsin ennast mugavalt, TIP-is ma tundsin ennast mugavalt. Seal ma ei tundnud ennast mugavalt, kui ma läksin. Sest äkki ma olin suur kala, siin ma tundsin ennast suure kalana, väikeste kaladega tiigis, ma olin äkki suurde tiike saatnud, kus oli palju suuri kalu. Aga sellega harjub. Sellega harjub ja mis jällegi tõi tagasi selle nii-öelda püüdluse, mis Tartust kaasas oli, et edasi püüelda, mitte alla anda ja nii ta läks. Aga see tagasitulemise juurde tagasi. Ja siis ma hakkasin Eestiga käima läbirääkimistel ja ma olengi käinud siis pikalt, nüüd siis 14 aastat. Nüüd ma olen viimase pool aasta olin Saksa välisministeeriumi teenistuses. Kuna ei arvatud, siit poolt ei arvatud, et mind enam vaja on. Aga jah, sellega tekkis mingi side tagasi Eestiga. Ja see hakati kutsuma erinevatesse kohtadesse, et tule ja räägi, mida ma ka tegin ja siis, mis siis juhtus, siis sain ma kirja professor Jammassolt, kes ütles üks hetk, et kuule, et ega sa ei taha tulla aastaks Tartusse. Nüüd hakkab see aasta kohe läbi saama, 10 kuud on veel. 10 kuud oli kokku, 6 aega on veel. Ja mis on olnud väga fantastiline aeg minu jaoks, sest Eesti on nii palju muutunud. Rääkimata sellest, et Kaarsilt tuletab ennast iga kord meelde, kui ma siia tulen. On palju huvitavaid, kogu aeg on olnud, aga palju huvitavaid inimesi, palju koostöövõimalusi ja ma arvan, et seda koostööd peaks palju rohkem olema välismaal elavate eestlaste ja kodumaal elavate eestlaste vahel. Et see kindlasti on hästi vajalik selle jaoks, et arendada edasi seda, mida vaja on arendada. Eestil oleks väga vaja, et liikuda ikkagi, majandusteadus on hea, aga liikuda sellise kõrgtehnoloogiliste lahenduse poole, et kõik oleks andmepõhine, töötada andmetega. See on meie eelis praeguses muutuvas maailmas. Et vaadates just tuli Putini ja Xi, see Hiina-Venemaa ühisavaldus nende mõni majandusliku kui sõjalise koostöö tugevdamisest, siis kindlasti oleks vaja, et Eesti ka oma koha leiaks maailma majanduses, sest sealtpoolt need väga head uudised ei ole ju tegelikult. Aga selline kõrgtehnoloogiliste lahenduste leidmine, mitte ainult IT siis või infotehnoloogia, nagu me siin kuulsime, aga ka materjalitehnoloogiad, biotehnoloogiad. Et see on tulevik nii kliimamuutuste vastu võitlemisel kui ka üldse majandusarengul.
Ja loomulikult jällegi, et selleks, et seda kõike teha, oleks vaja stabiilset majanduskliimat ja seda meil kahjuks hetkel ei ole ja oleks vaja, et ei vähendata rahastust, teadusrahastust ei vähendataks, pigem just vastupidi suurendatakse, et saaks eksida. Eksimine on inimlik, seda ma õppisin alles esimest korda Cambridge'is, et tegelikult on täitsa okei, kui sul asjad välja ei tule ja seda isegi soodustatakse seal, et proovi, see proovimine ja selleks peab sul see julgus olema, et sa proovid, läheb valesti, teed uuesti ja nii leitaksegi need tehnoloogiad, lahendused, mida saab patentida ja patenteerida ja millega siis Eesti majandus saaks uuesti jalgadele, aga praegu kahjuks tundub, et lastakse siit kapitalil ilusti välja minna, et üle 2 ja nüüd on ilmselt juba rohkem 2,5 miljardi on Eestist lahkunud raha. Et see on väga kurb ja siin majandusteaduskonnas olles see aasta tegime huvitava projekti, kus professor Eametsa ja Varblasega vaatasime siis, kuidas Eesti majanduse konkurentsivõimet suurendada. Et see oli minu üle väga huvitav, kui siis väljaspool Eestist elavale inimesele, et ka natukene siis vaadata, mida saaks teha. Ja ma juba olen öelnud seda sama, et seal on see nišš, mis on tegelikult Eestil võiks olla olemas, just nimelt teadusele põhinev. Sest meie tuulikutega, Hiinaga ja tuulikutega võistlema ei hakka, et seda ei ole oodata või päiksepaneelidega. Aga samas uusi materjale, mida nendes kasutada, neid arendada, et see kindlasti oleks meil võimalik nii väikese riigina ja katsetada, uuesti valesti minna, katsetada. Et see oli üks töö, mille me üritame oma koostööd siin jätkata, projektirahasi saada, et jätkuks need sidemed, mis on tekkinud. Et ma ei tea, palju mul veel aega, ma ei vaata, mis kellast ma alustasin. 5 minutit veel või? Okei, tore. Et see kõik veel edasi kestaks. Et mis saab edasi? Või mis saab tagasi? Ma ei tea nüüd kummast ma ütlen, mul on natuke rohkem rääkida kui see 5 minutit. Et küsitakse tihti peale, võib-olla vaatame natuke edasi. Küsitakse tihti peale, et kas see tagasi ei tule Eestisse. Ja ütleks selle kohta, et ma olen alati öelnud, ma ei tea. Et siis, kui see aeg on õige, et siis ma ilmselt tulen. Aga millal see aeg õige on, seda ma ei tea. Tartus käimine vedas mind ka poliitikasse, ja kandideerima Europarlamenti, siis koos parempoolsetega. Ja kui see siis sinna õnnestub minna, siis ma ilmselt olen rohkem Eestis. Aga vähemalt annab see mulle võimaluse rääkida sellest, mis ma teile siin räägin, et mis võiks saada Eesti majandusest, mis võiks saada Eesti kliimapoliitikast ja kuidas seda teha niimoodi, et majandus ei kaoks sel juures. Võib-olla tulen tagasi õpetama, võib-olla tulen siis tagasi mingis muus rollis, aga ma arvan, et ükskord ma ikkagi tulen tagasi. Mis on kõige raskem väliseestlastele või välismaal olevatele eestlastele? Tegelikult arvatakse, et see on raha, mis ei lase inimesi tagasi tulla. Külasprofessorina raha on oluline, sest lennukipiletid pead sama kuidagi ostma ja kuskil pead sa elama, et mina olen põhimõtteliselt hotellides elanud. Aga tegelikult see ei ole see. Tegelikult ei ole raha kõige olulisem. Palju olulisem on enamuse meie jaoks see, et meid võetakse vastu. Võetakse vastu nagu omasi. Mitte nagu kedagi, kes tuleb võõralt maalt. Et oleks see aktsepteeritavus, et sa oled üks meist. Et sa oled teretulnud. Et sa oled küll õppinud Cambridge'is või mõnes muus sellises ülikoolis, aga meil on väga huvitav, me tahame teada, mida sina tead. Otsime sünergiat. Et tihti peale on seda raske leida või kui ta isegi ei ole raske leida, kardetakse, et seda ei leita ja inimesed ei tule tagasi Eestisse, kes on kaua ära olnud. Ja selle jaoks ongi, et kui tagasi tulda oleks vaja, et see koostöö oleks olemas, et see koostöö jätkuks, et inimesed leiaksid ühise projekte, et oleks siis teadmiste vahetamine, et see on hästi, hästi oluline.
Et just, eks kui aeg jällegi, et kui aeg on õige, siis ma kindlasti tulen tagasi Eestisse, sest Eesti on ikkagi kodu. Ja väljaspool Eestit elavad eestlased, nüüd ma ei ütle väliseestlased, on väljaspool Eestit elavad eestlased, on väga suured Eesti patrioodid, uskuge mind. Ja väga uhked oma riigi üle. Alguses mul oli omal natuke raske, sest arvad, et sa tuled sellisest Nõukogude Liidu järgsest ajast ja et kus see suhtutakse ja see vastuvõtt oli väga sõbralik ja see tekitas sellise kindlustunde, et me oleme samaväärsed, me oleme sama sõbralikud, sama head, sama tublid, sama targad. Ja nii see kogu maailm ka mind tegelikult on vastu võtnud, et kui eestlast, kes on uhke oma riigi üle ja sama on olnud ka ÜROs erinevaid läbirääkimisi juhtides. Tihtipeale nähakse eestlasi, kui väikse riigi inimesi läbirääkimisi juhtimas, nähakse seda positiivset poolt, et kuna on väike riik, siis sul ei ole nagu oma huvis ja sa saad olla kergemini neutraalne, kui see läbirääkimisi juhid. Ja tihtipeale eelistataksegi selliste väikeste riikide inimesi juhtima, et sa ei ohusta nagu kedagi. Ja see on andnud mulle fantastilise kogemuse juhtida teadus- ja tehnoloogiakomiteed ÜRO kliimakonventsioonis, kus on 2000-3000 inimese vahel, juhtida kliimamuutuste poliitikate majanduslik mõjude komiteed, olla kaasjuhiks ja nii edasi. Et fantastiline kogemus rahvusvahelises õigusloomes, lisaks siis sellele, et on selline hea majanduse ja bioloogia taust, et see ka veel juurde ja see tähendab ka seda, et mul on väga hea kogemus Euroopa Liidu õigusloomes, kuidas asjad käivad ja samamoodi siis ÜRO tasemel õigusloomes. Et kuidas siis seal omavahel kokku lepitakse. Üks minut. Aga vaataks korra veel tagasi, et Tartule. Et kõik sellised rasked, mis ma ütlesin, rasked ajad, kui meil ei olnud süüa, olid kupongid, kui jah, see söögi, see üks asi ei unune, see, kuidas me ühikas, me ei saanud koju ka minna, sest meil polnud raha, me ootasime stippi, aga stippi ei saanud kätte, sest raha oli kuskil kinni. Ja siis meil oli jahu, mahla ja suhkrut ja kohvi ja siis me sellest elasime. Ja see ei lähe meelest ära. Ma arvan, mitte kellegil meist. See oli, mis tähendab tunda seda, et tegelikult saad ära elada sellest asjast, aga see oli selline, hakkas sinna nälja lähedale kiskuma juba. Ja siis me saime vahetada kohvi purgi hapukapsaste vastu mingi hetk. Aga ülejäänud mälestused on tõesti väga, väga helged, väga positiivsed. Meil oli fantastilised praksid, aga me käisime terved suved, olime kuskil kas metsas, põllul, niidul, küll hiiri püüdmas, liplikud püüdmas, kõike sellist tegemas, et sellised, väga soe mälestus ja ka praegusest sellest aastast siin Delta majandushoones ka väga soe mälestus, väga soe vastuvõtt, väga kihvtid tudengid. Nii et aitäh Tartu Ülikoolile ja majandusteaduskonnale. No nii, ühesõnaga teeme nüüd suure aplausi Annelale. Tema on siis meie Delta loengu lõpetajaks. Ja Annela, tõesti, see on suurepärane, et sa oled välja toonud just selle ka, et väljaspool Eestit elavad inimesed on ikkagi väga uhked, mis meil siin toimub Eestis, et tõesti meil on haridussüsteem suurepärasel tasemel, meil on tippteadlased tegelikult Tartu Ülikoolis ja mujal Eestis ka, et tõesti ma ise tunnen ka, et väga inspireeriv on kuulata meie inimeste tegemisi. Aga kas keegi tahaks veel lõpetuseks midagi küsida või sa tahaksid veel enda poolt lisada, enne kui me lõpetame selle Delta loengu, et mis sina arvad, et kus me oleme Tartu Ülikoolis ja siin Delta keskuses näiteks ka 10 aasta pärast? Palju kaugemal ja palju kõrgemal. Absoluutselt, olen sellega 100% nõus. Aga ühesõnaga, mina tahaksin siin Delta loengu selle 8. osa siis lõppenuks kuulutada.